teatud maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemist. Et küsimus Kalev Keppile, kas meil on võimalik neid hääletada korraga või oleks mõistlik teha seda eraldi? Ma arvan siiski, et me võime neid hääletada korraga, sellepärast et tegu on nii-öelda vaba riigimaaga, mis on, ega sellist eriti keegi vastu ei ole ühelegi punktile. Kas sobib volikogu liikmetele, et Kalev Kepp teeb sellest meile presentatsiooni, teeb ülevaate ja siis me hääletame korraga? Kas sobib? Jah. Aitäh. Lugupeetud volikogu, paluks siis taodelda päevakorras olevad maaüksused linnaomandisse. Tegu ei ole väga suurte maatükkidega, näiteks Mahlamäe tänaval on Raja tänaval selline kraavijupp või Tartu maanteel on ka seal Konguta tee lähedal üks maatükk, tegelikult skeemid on olemas ja paluks siis taotleda need teha vastav otsus siis munitsipaalomandisse taotlemise kohta. Kas on, aga saan aru, et teed äkki korraga selle ülevaate ja siis tulevad küsimused ja siis panen korraga? Jah, ma ütlesin ära nüüd vähemalt. Kõik tuleb? Jah. Ma ei seda lahti tegema. Kas on küsimusi? Palun. Kas neid avasid ei ole võimalik teise kinnistada liita, et nad peavad munitsipaali taotlema? Siin Mahlamäe tänava kinnistu, seal on tegelikult, seal ei paista välja, seal on tegelikult kraav. Seal on üle teedvat ruup, et see on ikka kindlasti mõistlik jätta linnaomandisse. Nagu nii linn hooldab neid täna ja seda võimalust ei ole, et anda kellegi teise omandisse, et see... Seal ei ole nagu, Mahlamäe tänaval ei ole nagu eriti kellegi omandisse anda ka, siis taga on kaitsealune mets. Tartu maantee 46, see variant võib olla, aga nagu keegi ei näidanud huvi selle taotlemise. Ja Vapramäe või tee? Ja Vapramäe 10. Hetke mõtlen, tuletan endalgi meelde, mis tükk see oli. See oli vist mingi kala. Jah. See on selline. Samamoodi läbi meid keegi huvi ei tunne ja... Fred Kopperil oli täpselt ettepanek. Mul on see ettepanek, et kuna nad olid istungi materjalides uue digidoki formaadiga allkirjastatud eelnõud, mille jaoks peab siis ID-kaart sees olema, et üldse näha seda eelnõud ja Tartu maantee 46 ja leia ka Google'i kaardist üles, äkki oleks võimalik neid volikogule vähemalt näidata, et ka siis ühe hääletusel ühe eelnõuna koos, aga vähemalt volikogu liikmete juures läbi käia, mis tükid need on. Mina sain küll ilma ID-kaardita lahti. Digidokitaks jah, ilma ID-kaardita lahti. See on jah see PDF-formaadis. Kas on võimalik neid kuvada? Mul on siin need maas, need või laiali saab? Jah. Oksjonile saame, kui me oleme tasuta saanud omandisse, siis mingi aja pärast jah, võib-olla tuleb see võimalus, aga praegu võõrandamine käib ainult läbi Vabariigi Valitsuse otsuse. Vaatame selle, et on omavalitsus omandis. Kui me oleme tähendab, et 5 aastat kinnistunud tastus. Mis on teine võimalus?
teine võimalus on, et riik jätab nad omandisse. mis võimalus on neid müüa? Meil ei ole võimalik. Jah, kui me omandisse ei taotle, siis riik otsustab, mis nende maatükkidega ette võtta. Ei, ma küsin, nüüd taotleb Elva linnade omale. Jah. Edasi, mis on linnal võimalik nendega teha? Kasutada sihtotstarbeliselt. Nii aastal on võimalik riigi oksjonil on. Küsimus on ju selles, et maareform tuleb ära lõpetada ja olematud maid ei saa olla lihtsalt ühel hetkel. Kui Elva linn neid omale ei võta, siis võtab nad riik omale ja võib-olla siis ühel hetkel me kahetseme, et näed, kurat, et see tükik oleks võinud ka Elva linn. Sa mõtled ühe protsessi, kui sa asjad kiirendada, aga kui te ütlete, et 5 aastat on see soolamise aeg, siis tuleb soolamise aeg peale. Ta on huviline, siis ta võib riigilt osta. Praegu saaks enne. Aga huvilisi ei ole. Naaberkinnistut saaks seda taotleda omale, kui neil oleks huvi. Aga kui ei ole, siis okei, kui ta Kiilu ja Riba mõiste alla ei lähe, siis ei saa naaberkinnistuga taotleda. Kas on veel küsimusi seoses päevakorrapunktidega 7, 8, 9? Kui küsimusi ei ole, siis teen volikogule ettepaneku kinnitada päevakorrapunktid 7, 8, 9 ehk siis Mahlamäe tänav 6B, Tartu maantee 46 ja Vapramäe tänav 10D Elva linna munitsipaalomandisse taotlemiseks ja palun volikogul nii-öelda siis terviklikult nende päevakorrapunktide poolt hääletada. Kes on selle poolt, palun anda käega märku. Nii, kõik poolt. Seega on päevakorrapunktid 7, 8, 9 kinnitatud.